Nii, tere ka minu poolt ja oleks ma teadnud, millele ma jah-sõna annan, siis ma võib-olla ei oleks seda teinud, sest ma ei kujutanud ette, et siin on nii palju rahvast. Et mina nüüd räägiks natukene ühest pärandtalust ja just nimelt päris pärandtalust, sest ühesõnaga, eks te ise kuulete, et see talu on minu otseses suguvõsa päranduses olnud ikka juba väga-väga kaua aega. Ja siis, kui Anneli mulle aasta alguses selle ettepaneku tegi, et kuule, et sul ka vana aed, et räägi natuke. Kohe tuli see jah-sõna ära, aga siis ma hiljem hakkasin mõtlema, et millest ma siis lõpuks räägin. Et Annelil on täna müügis muide siin see vana ja ajalooraamat, ma kõigil soovitan seda osta ja lugeda, see on suurepärane. Ja seal ta kirjutab muide väga hästi sellest, et eesti keeles on sõna aed väga-väga mitmetähenduslik. Et see tähendab seda tara, eks ju, mis piirab mingit maa-ala, see tähendab seda maa-ala ise, mis sinna sisse jääb. See võib tähendada õunapuaeda, see võib tähendada iluaeda, kapsaaeda ja nii edasi, eks ju. No millest ma räägin? Ma ei oska ühest asjast rääkida, selle aega täis. Ja tegelikult mulle tuli siis appi Valdur Mikita. Mitte küll isiklikult, aga ma väga kaifin tema raamatut Kukesene kuulamise kunst, ma ei tea, ma loodan, et olete lugenud seda. Ja siis juhuslikult ei toimu elus mitte midagi, sattusin siis jälle sirvima seda raamatut ja minu arvates ta võtab kõik selle vana aia kokku ilusa terminiga, see on taluõu. Ja kui te lubate, siis ma loeksin ühe hästi lühikese tsitaadi tema raamatust, mis tegelikult on minu jaoks hästi oluline tänase ettekande puhul. Nõndaviisi on see väike lapike hingemaud justkui ugrilase äpp. See arhailise moega taluõu oma vanaldaste hoonetega on paik, kus saame end teostada ugrilasena, praktiseerida oma pärimuskultuuri. Taluõu on omamoodi vastupanu liikumine inimkonna vältimatule moderniseerumisele. Koduõues oleme ilma sunnita need, kes me oleme. Me oskame seal olla päriselt. Teised ruumid jäävad meile võõraks. Ja natukene aega hiljem siis veel 3 lauset. Õnnelik on inimene, kel on lapsepõlves olnud oma koduõu. See on kõikide meie nägemuste salajane varulennuväli. Koduõue ehitame oma teadvuse kiirendi. Minu arvates on see niivõrd hästi edasi antud, edasi öeldud, sest nii nagu Vabaõhu muuseumi teil on logo, et ajal on nägu, samamoodi on ajal on lugu, et igal aial on samamoodi oma lugu, et see lugu sõltub nendest konkreetsetest inimestest, kes seal elanud on. See ongi see lugu. Ilma nendeta ei oleks seda aeda sellisena, nagu ta on. Ja sellepärast siis täna ma natukene räägiksin 3 punktist. Kõigepealt, mis asi see Vanakõrtsu talu üldse on, kus ta on ja õige veidike siis ka sellest ajaloost, siis natuke põhjalikumalt sellest talu õuest ja võib-olla paari lausega, kuidas mina näen selle tulevikku. Nüüd, kus asub siis Vanakõrtsu talu? See on Harjumaal, Tallinnast mitte väga kaugel, praeguses Kiili vallas, selle lõunaosas. Siis, kui oli veel nõukogude aeg, siis me jäime tollal üsna eduka rahvavõidukolhoosi ääremaale ja enne seda olime Nabala mõisa all. Ja on hästi huvitav see, et ma vaatasin täna, et siin seintel on Geadroska pildid. Minu kõige vanem info selle konkreetse talu koha kohta pärinebki Geadroska talunimede raamatust ja siin on meie külakaart siis toodud tema raamatus ja see on aastast 1862, kus see talu koht on siis täpselt sellisena, kus ta oli, see number 7 siin, et need talud on suhteliselt sarnasena ka praegu ja siin on näha siis nagu seda taluplaani. Ja kirjas on see siis kui Vanakõrtsu talu. Et nimekuju on natuke teistsugune.
Nüüd see nimi on üldse selline, mis on mul natuke peavalu põhjustanud ja samas ka huvi, sest ega vanasti nimesid ju päris niisama ei pandud. Et kui on vana kõrtsu, siis kas on mingisugune kõrtsitegevus seal olnud, kuidagi sellega seotud. Kuidas see täpselt selle talukohaga seotud on, ma tõesti ei tea. See on asi, mida ma tulevikus tahaksin uurida. Küll aga olen ma leidnud oma otseste esivanemate hulgas, see oli siis aastal 1722 sündinud Kõrtso Rein, kes oli siis minu otsene esivanem ja temal oli üks poegadest 1764 sündinud Vanna Kõrtso Mart. See Mart enam minu otsene sugulane ei ole, aga ju siis mingisugune kõrtsutegevus ikkagi seal kuidagi selle taluga seoses on olnud. Rohkemat ma sellest kahjuks ei tea. Aial on alati oma lugu, oma inimeste lugu, et see rehielamu, kus minu pere elab tänase päevani, see on ehitatud aastal 1888. Seda konkreetset arvu tean ma sellepärast, et siis kui milleeniumi vahetusel sai hoone, elamu osas sai remonti tehtud, siis kambri ukse peale oli see aastaarv raiutud. Et sellepärast ma seda tean. Ja tõenäoliselt see maja valmis siis Nabala mõisa renditaluna ja seda pidasid minu vana-vanaisa, vana-vanaemaga siis pidasid seda. Ja kui nemad jäid juba piisavalt vanaks, siis 1928 anti see talukoht üle minu vanaemale, kes siis seda pidama hakkas ja tol ajal oli ta siis riigi renditaluna. Aastal 1933 selle kohta ma olen leidnud Rahvusarhiivist dokumente, ostsid vanavanemad selle koha siis välja 1190 krooni eest ja kogu territoorium oli üle 47 hektari sellel ajal. Kahjuks väga pikalt seda päris peremeheks olemise rõõmu neil ei olnud. Teatavasti me kõik teame, mis edasi tulid aegade ja valitsuse vahetused. Aastal 1944 aastal sügisel suri mu vanaisa. Et siin on nüüd, see oli see aeg, kus meie külast üsna mitu inimest arreteeriti või meie kandist, mitte külast otseselt. Mul puuduvad igasugused dokumentaalselt tõestatud ürikud, aga perekonnalegend räägib, et tänu sellele, et vanaisa suri just sellel ajal, jäi siis tema naine koos tol ajal minu varateismelise isaga jäid Eestisse. Ma ei tea, kui palju see tõele vastab. Igal juhul jah, et siis aastast 1944 oli terve talu peale, siis oli minu vanaema ja 14-aastane isa. 49 loodi meie kandis esimene kolhoos, oli teras. Maad kõik võeti ära, eks ole, nagu te teate, jäi hingemaa. Aga kuna kolhoosil ei olnud hooneid, kus neid ühistatud loomi pidada, siis kõik sead, lehmad, hobused, need jagati siis külas suuremate talude vahel ära ja seda ma tean, et meie taluhoonetes peeti hobuseid. Nii. Ja siis oli aastal 1955, siis suri ka minu vanaema, ehk siis isa oli 25-aastane ja oli talus üksi. Ja see oli nüüd niimoodi kuskil 5+ aastat, kuni ta kohtas minu ema, kes siis tuli sinna kohta ja siis hakkasid asjad natukene paranema. Nii et see on lihtsalt see minu taluloo taust. Ja ma arvan, et see on selles mõttes oluline, et kui me räägime siin igasugustest iluaedadest ja uhketest hoonetest, on ilmselge, eks ole, et kui peres on, kas või üks inimene, eks ole, et ega sihukest asja selle jaoks ei ole aega. Et on vaja tegeleda tähtsamate asjadega. Nüüd, kuna talust mul ei ole ühtegi plaani, siin eelnevad esinejad on näidanud väga uhkeid plaane, minul ühtegi sellist plaani ei ole. Ma ei ole ka suurem joonistaja ega joonestaja, aga selleks, et teil ikkagi midagi näidata, siis vabakäeliselt ma tegin ühe sihukese plaani, et see võib-olla ei ole sinna taha hästi nähtav, aga ma üritan selgitada, mis siin on. Siin ees
see on nüüd tee ja see tee on olnud siin juba ammustest aegadest. Alguses oli ta väga käänuline, aga nüüd on ta üsna sirge. Siis siia poole jääb üks naaber, siia poole jääb teine naaber. Ja siin oli siis omal ajal jõgi. Praegu on seal nüüd Allikajärv tehtud, süvendatud. Siin nurgas oli veel minu lapse ajal, siin on üks suur hoone ja seda kasutati põhiliselt suvelaudana, kus olid lambad ja samamoodi siis, ühesõnaga puukurina ka. Siit tuli nagu värav sisse ja siin oli siis kõik ühes hoones oli see elamu, oli rehealune ja kõige otsas laut. Sellisel kujul see on tegelikult suhteliselt tänaseni säilinud. Siis siin oli üsna pikk aidahoone, aga siin on tõmmatud peale rist ja see tähendab seda, et sellest hoonest on alles ainult varemed. Et ma näen kivide järgi, et seal on midagi olnud. Küll on alles aga siit üks väikene jupp ja sinna isa siis 70. aastatel tegi sauna. Tänaseks päevaks ei ole see enam kasutatav. Ning see siin on nüüd osaliselt maa-alune suur maakivikelder. Ja võt selline uue plaan, mis on siis kujunenud, mida keegi ei ole nii-öelda plaani järgi teostanud. Ja kõik see ülejäänud territoorium, mis siin on, siin all on mul kirjas, et tegelikult on see territooriumi suurus praeguste andmete järgi siis 5582 ruutmeetrit, et ta ei ole isegi mitte 0,6 hektarit päris. Minu arvutus järgi, jah. Et kõik see maa oli, põhiline oli see, et ennast toita. Ja seda on ka juba mitu esinejat tegelikult öelnud, et tuleb iseenda toitu kasvatada. Ja meil on seda tehtud tõepoolest ikka väga kaua. Nii et kõik see ala, mis siia nagu jäi, vaba ala, et see kõik oli sisuliselt, siin kasvatati kartuleid, köögivilja ja siin oli 3 sellist, nagu rivi, kus olid siis marjapõõsad ja viljapuud. Ja praktiliselt kõik, mida vähegi harida sai, kõik oli haritud, eks ole. Siis siin pool nüüd, mul on kirjas, et on peenramaa, aga see peenramaa tähendab seda, et ma tean, et ema põhiliselt kasvatas seal kas siis maitsetaimi või herneid ja vahel pani siin, või tähendab iga suvi tegelikult ta pani sinna ka üle talve hoitud Jorjani juurikad ja siis pidi alati vaatama, et loomad sinna ligi ei saa, sest see õue, mis siia nagu jäi, eks ole, et siin tehti kõike. Siit, toodi heina, visati lakka, siit viidi sõnnikut põllu peale, nõukogude aeg oli veel see võimalus, et vähemalt meil lisaks sellele 0,6 hektarile meil oli igal suvel võimalik siis kasutada veel mingit põllusiilu. Aga sa kunagi ei teadnud, kus see põllusiil oli, et kus sulle seda parasjagu anti. Aga jah, et siit veeti siis sõnnikut ja samamoodi viiti siit loomi karjamaale. Nii et kõik oli väga hästi ratsionaalses kasutuses, kui nii öelda. Ja siin on näha, mis ma üritasin joonistada, et siin on nüüd tõesti hästi suured põlispuud, mis on siiamaani alles. Nüüd, mida siin joonisel ei ole, aga mida ma võib-olla ka lühidalt ütleks, et kuidas minu aeg on see asi muutunud natuke, et siia 70. alguses siis isa ehitas pooleldi maa-aluse kasvuhoone ja ma tean, et ja see oli köetav, nii et kuskil 70-ndatel siis nad kasvatasid seal levkoisid ja ka isegi nelke ja siis naistepäeva paiku keskturul müüdi. Ja selle ees olen mina nüüd toonud siia ühe tünnisauna, kuna vana saun ei ole enam eriti kasutuskõlblik, et oleks siis üks saun ka ikkagi seal olemas. Et nii palju on see nüüd siis muutunud. Ja veel, mis on hästi oluline. Vaat siin vana sauna taga mul on 3 punktikest. Need 3 punkti tähistavad, ma ei tea, täna mainiti siin, et üks õunapuu on 120 aastane. Ma ei tea, kui vanad need on. Et need on 3 suveõunapuud, kes on tõenäoliselt kuskilt mõisa aiast pärit, sest siis, kui ma 15 aastat tagasi
niimoodi huvi korras seal Räpina aianduskoolis õppides Jaan Kivistiku käest küsisin need õunad sinna ja küsisin, et kellega võiks tegu olla. Siis tema ütles, et tema ei tea, hakka sordiaretusega sisuliselt tegelema. Ma ei ole selleni veel jõudnud. Aga need 3 õunapud igal juhul ma viimase 10 aasta jooksul ma olen neid niimoodi vaikselt tagasi lõiganud, et nad kannavad väga hästi. Ja tegelikult mõte on seal täitsa sees olemas, et tuleks tõesti pookimisega hakata tegelema, sest need on väga head õunad. Ja kusjuures ühele õunapuule lõi veel, kas oli vist, või 68 oli vist see suur torm Eestis. Oli vist 68. Et igal juhul see üks õunapuu murdus praktiliselt ära ja ta ikka kasvab ja ta ikka kannab, nii et meeletult visataid, nii et nad on tõsiselt sellised pärandtaimed. Nii, ja nüüd siis natukene pilte. See on kõige vanem foto, mis mul on sellest rehielamust, kus me tänapäeval elame. Ees näete, keegi toob jõest vist kokkudega vett, eks ole. Aga siin on nüüd näha ka see puhas õu, millest on juttu olnud, ehk see kitsas, meil oli üsna kitsas aiaga piiratud ala. Ja siia kõrvale jääb siis juba see rehealune ja sealt edasi tuleb laut. Et see on nüüd 50ndate algus. Ma täpselt aastat ei tea, aga päris 50ndate algus. Edasi, see on nüüd aastat 1960. Selleks ajaks on juba isa ja ema kokku saanud ja ju siis on isal ka motivatsiooni, et siin midagi rohkemat teha, nii et on juba plaani muudetud, on uus katus, aga et maja on natuke rohkem korras, aga võt see piirdeaed, see on nagu rohkem ära lagunenud, et natuke on näha, aga jah. Aga mis on hästi tüüpiline, et sellest eelmisest pildist alates ka, et tegelikult need vanad sirelid, mis seal piirdaja ümber olid, et need olid seal ikka väga-väga kaua. Siis see on nüüd aasta 1968. Piirdaed on ka korda tehtud, sirelid on endiselt alles ja see väike tegelane seal olen mina. Nii, ja siis see õue, mis siin on, eks ole, on näha, et suured mutimule-unikud ja mis siin on, et nii nagu ta oli üldkasutuse saad. Või õue, Siin eelmine kõneleja rääkis hästi põhjalikult taimedest. Minul ei ole tehtud väga palju pilte oma lilledest, et tegelikult tuli täitsa mõte, et peaks hakkama tegema. Ja kui ma rääksin, et on 3 pärandõunapud, siis on tegelikult ka üks, see kurdlehine roos, ma arvan, mis on tõenäoliselt, mis oli juba sellel ajal, kui minu ema sinna tuli, ehk siis 60. aastal oli ta juba seal kambri aknal täitsa olemas. Tegelikult oli seal 2 roosipõõsast, üks oli siis selline topelt ja tume roosa, mis lõhnas, ja teine oli siis sarnane. See ei ole minu foto, aga kuna ma ei ole taibanud teha fotosid, ta ei ole päris mairoos, ta on suurem kui mairoos. Ja ta lõhnab ka meeletult, nii nagu eelmine kõneleja rääkis. Ja kuna sealt kambri ees läksid mõlemad välja, siis ma tänan tõepoolest mingisugust vaistu, mis ütles, et proovi nende võsudega siis või nende juurtega teda kuskil paljundada veel või kusagile mujal istutada, nii et selles teises kohas, kuhu ma ta viisin, et seal ta väga hästi kasvab ja põõsas on suur. Aga see raamat on nüüd, või see foto on nüüd Reet Palusalu raamatust, ma lihtsalt laenasin seda. Nii. Ja nüüd üldse taimedest veel, mida mina mäletan, siis selles puhas aias, et see oli üsna kitsas ja see oli 2 hästi pikka ristküliku kujulist peenart, et üks oli maja ees ja teine jäi siis nagu külje peale. Ja seal maja ees olid emal hästi pikk rivi oli need niinimetatud poeedi nartsisse, mis ka siis hästi lõhnasid ja natuke neid tulpe ka. Teisel pool oli see punane poeng ja valge poeng ja roosa poeng. Kõik need, mis vanades aedades on, olid mõlemad kukekannused, see sinine ja kirju kukekannus, sinivalge, ruugeliil ja
või Ruuge päevaliil, siis oli see punane liil ja oli martagon liil ja nad kõik levisid ise, nii et ega ma ei mäleta, et tema nendega midagi teinud oleks. Ja muidugi flokse üsna mitut sorti. Nüüd, see on nüüd see, kuidas see maja näeb välja aasta tagasi. Ta on üsna sarnaselt, ühesõnaga ikka väga äratuntav sellel, mis ma näitasin teile varem, eks ju. Ja ütleme niimoodi, et kui ma nüüd räägin sellest, mis on minu plaanid edasi, et kuna mul on ka 3 last üles kasvatatud, siis oli aeg, kus esiteks laste kõrvalt ei olnud ei aega, ei olnud ka ressursse, et mingeid suuri plaane seal teha. Vaatasime lihtsalt, et ütleme, et sisse tuua need põhimugavused ja et katus oleks terve ja küttekolded terved ja nii edasi. Ja siis mingi hetk, siis ma tabasin, et võib-olla elu on mulle kingituse teinud tänu sellele, et ühesõnaga siis, kui oli kõik see euroremondi aeg, et ma ei läinud sellega kaasa, mul ei olnud võimalust seda teha. Ja tänu sellele on see hoone nüüd säilinud nii, nagu ta on. Enam siin ei ole seda piirdeaeda, nagu te näete, aga põhimõtteliselt see on tuvastatav. See õunapuu, mis siin maja ees, ukse ees kasvab, ei ole mitte sinna tahtlikult istutatud, vaid see on metsik õunapuu, mis hakkas selle piirdeaia ääres kasvama. Ja siis, kui me ükskord selle aia maha võtsime, siis oli see õunapuu juba piisavalt suur ja mõtlesime, et okei, et otseselt ei sega, et päris ilus kah, kui ta kevadel õitseb, et vaatame, mis õunad seal on. Ja see olid jube head õunad. Ja nüüd on olnud see probleem, et siin on näha, et ta kaldus väga maja poole, siis me oleme ikka üritanud teda tagasi lõigata ja tal ei ole see õige koht, aga jällegi siis tuleks hakata puukimisega tegelema, kui ma tahan seda sama õuna saada. Nii et see on jah, sinna täitsa ise tulnud. Aga jah, et siit kõrval on siis, tuleb nüüd siis see paekivist prehealuse osa. Ja kui nüüd maja eest köögiaknast vaadata, siis sügisel näeb siis see aed praegu välja sellisena. Ja see on siis see tünnisaun, millest ma siin rääkisin. Nii et need põlispuud seal taga on siis ikka tõsiselt põlispuud. Ja ma arvan, et ma tegin nüüd aja tagasi natuke. Sest ega mul rohkemat eriti midagi siin rääkida ei olegi, et kuna see on minu pärandtalu, siis jah, see ongi see, mida mina oskan rääkida. Et kui on mingeid küsimusi, millele ma oskan vastata, siis ma üritan seda teha. Aitäh teile tähelepanu eest! Kas sa plaanid sinna siis kuidagi tekitada rohkem iluaeda või mingid aeda üldse? Tegelikult seda aeda on tekitatud juba küll, jaa. Et mina olen, jah, ma ei hakanud nüüd nagu väga detailidesse laskuma, kui ma rohkem olin selle vana aia poole, aga ma olen sinna toonud ikka väga-väga palju taimi juurde. Jah. Nii et võib-olla mõne aasta pärast siis saab tulla uuesti rääkima ja näidata? Oleks me seda teadnud, ma oleks siin ka võinud selle uue aia juba sisse panna, aga jah, et mul on hästi palju poenge, hästi palju roose, jah, et neid ma olen kogunud, jah. Aitäh sulle! Aitäh!